Head inimesed, keda te siin stuudios nüüd näete, on väga tuntud mehed. Hästi tuntud. Sven ja Allar. Ja kui te olete vaadanud teenistusi, terviklik tervenemine või tervikliku tervenemise teenistused on olnud siin juba mitu aastat? 5 aastat juba. No vot, siis nad on juba üle Eesti tuntud mehed, käinud igal pool kogudustes ja nii edasi. Aga täna mul õnnestus nad siia palavasse stuudiosse saada, kuna praegu on Eestis palavad ajad. Ja räägitakse, et Euroopas on isegi päris hull ja et isegi ütlevad, et Europarlamendi pool hoonet võeti jahutus välja. Aga need kõrged tegelased, nendele jäeti alles, nii et seal on nagu mäss Europarlamendis, et miks meil võeti jahutus ära. No sellised asjad praegu siin üle ilma Euroopas, aga Saaremaal on kõik rahulik ja Saaremaal on, et seda rahu natukene nagu segada või tuua natukene segadust, siis need 2 venda on midagi planeerimas. Nii et Sven ja Allar, ma tahaksingi teada saada, et mingi asi on tulemas Saaremaal, kuhu kõik saarlased peaksid kohale tulema. 12. juulil. No ma ei tea, kas nüüd me oleme muidugi ka siin niisugused ise hakanud saarlased poole kohaga, aga ma nüüd niisugust joont küll vahele ei tõmbaks, et ainult saarlastele üritus mõeldud on, et me ütleme ikka kõigile tere tulemast ja laevad sõidavad ja bensiini on ka saada jaamades ja et see võiks olla ikka täitsa avatud kõikidele ja meil on see hea mõte ka, et usutunnistust ka ukse peale ei küsita, et oled sa siis kes iganes, luterlane või katoliiklane või nelipühilane või baptist või metodist või vabakiriku inimene või puhta ateist, et kõik on teretulnud. Aga Saaremaal küll, jah, selles suhtes on sul õigus. No Valter, sa selles mõttes tegid hea sissejuhatuse, et 2 meest on küll siin, aga meid on veel seal nii mõnedki, et mõned on täna veel puhkamas ja mõned on veel kaugemal puhkamas, nii et meid on natuke rohkem kui 2 meest, kes seda asja veavad, aga 5 aastat tõesti me oleme seda vedanud ja see Saaremaa teenistus, nagu me ütleme, suveteenistus, see on olnud meil südames juba 2 aastat. Ja tõesti, me eelmine aasta, kui me istusime, siis me kahjuks seda aega ei leidnud, aga see aasta hakkasime natuke varem pihta ja nagu öeldakse, kui varem hakkad pihta, siis lõpuks viib ka sihile, nii et see aasta suvel saame kokku. Seda võib nende kohta veel ütelda, et te oletegi mõlemad sellised pidevalt Saaremaal käijad, et mõlemil on mingisugune eluase siin Saaremaal ka. Seda küll. Minul on sellel suvel saab 20 aastat nii nimetatud siis eluasemes elatud nagu siin, et suveti ja talveti ma olen siin käinud, et 20 suvi on mul. Nii, aga keegi peab olema ikkagi nagu see esmane keegi, kes unes nägi, et nüüd oleks vaja seda teha. No nii nagu Sven ütles, et see mõte oli meil tegelikult nagu möödunud aastal juba ja läbi nende aastate me oleme neid tervikliku tervenemise teenistusi pidanud niimoodi, et septembrist maikuuni ja mõtlesime küll, et see, millest see nagu esile tuli, et inimesed mõtlevad, et me kaome või lendame või upume ära siin vahepeal ja suvi on nii kaunis aeg Eestimaal, et ma arvan, et ei ole paha mõte kokku sõita üheks niisuguseks õhtuks, kus ülistada Jumalat, rääkida tema vägevusest ja nendest tegudest, mida on teinud ja nii nagu me oleme ikka öelnud, et võib-olla kes esimest korda kuuleb, et ennekõike TTT teenistus, see on palveteenistus. Et see võiks olla ka üks niisugune õhtu, kus me Jumala looduse templis saame palvetada, rääkida temaga. Pastor Veiko Võsu, kes siis neid asju
nii-öelda ohjas hoiab, täna hommikul me rääkisime ja jutt oli väga selge ja lühike, et 12. juulil siis kella 5 õhtul, kui oma koguduse teenistused on peetud, kuigi hiljem selgus, et Saaremaal on ka õhtupoolseid teenistusi siin, et me ütleksime küll kõikidele südamest tere tulemast ja siis, kui me noored inimesed olime veel, Valter, sa mäletad väga hästi, et siis käidi ikka pühapäeval 2 korda kirikus. Ja, oli, just, ja see oleks nagu niisugune üleskutse ja need tervitused, mida pastor Veiko Võsu nüüd, teda ei ole täna meie keskel, tool on tühi, ütles, et tool on, kuule, sa ütlesid justkui, et ei tea kuhu kadunud on. Jaa, ei, ta on puhkusel praegu, on olemas. Et tool on tühi, öeldakse. Et igatsus võiks olla see märksõna, et millega tasuks tulla ja see, et tulla TTT mehi vaatama või mida seal TTT-l tehakse, sellel ei ole suurt mõtet, aga kui sa tuled niimoodi kohale, et sa midagi ootad Jumala käest, siis sa muutud osaks ise sellest TTT-st ja see ongi, et me kogeme tervenemist ja abi, mis tuleb Jumala käest ja seda me soovime. Me panime täna öösel meie armas Mirjam, kes meie neid kaarte ja reklaame teeb, pani väga ilusa pildi, mis siis sotsiaalmeedias ülesse läheb, nii et seda võib ka julgelt jagada, seal on üks tütarlaps viljapõllu sees, kes vaatab siis päikese poole ja tõstab oma käed ülesse ja oma pilgu ülesse. Ja ma arvan, et see võiks iseloomustada seda õhtut ka nagu kõige paremal viisil. Kus kohas see plakat on? Juba Sveni telefonis on praegu, nii et ainult telefonis? Kohe läheb välja ka. Kohe läheb välja. Saada äkki me saame näidata kohe seda. See mõte on nagu selle juures see, et sõbrad, siit alt kuhu ma saadan sulle? Sa võid saata näiteks minu meili peale või Facebooki isegi. No nii, juba tuleb. Et tõde on see... Facebook on ju, siis saada mulle sinna. Ja. Tõde on see, Valter, et... Nii? Meil ei ole vaja peita oma palet Jumala ees. Me võime julgelt tema ette minna. Ja alla ei ole vaja vaadata. Sealt ei tule midagi head meile. Aga kui me oma pilgu üles tõstame ja ülistame Jumalat, palvetame tema poole, nii nagu ma ütlesin, me räägime tema vägevatest tegudest, siis kindlasti, ma ütlen kindlasti, sa koged seda, et ta tuleb, ta puudutab, ta aitab, ta vastab meie palvetele. See on meie kogemus ja meie üleskutse täna siin ja praegu. Nii, nüüd tuli sulle plakat ka. Tuli või? Tuli. No eks me leiame seda, aga me võime rääkime siin vahepeal edasi, et ikkagi ma seda nime vist ei saanud, et kes nagu, kes selle nägemuse sai, et siin midagi teha. Vaata, see oli kas see nägemus on ikka nagu Jumalast ja... Usun, et see on Jumalast. Sest kui ma vaatan kogu seda TTT liikumist ja TTT olemust, siis see on puhtalt Jumala juhtimine olnud ja nii nagu ma ka täna ütlen siin, et kui sa täna tuled kohale või sellel päeval siis jah, raadiokuulaja tuletame meelde, see on 12. juuli just, pühapäev kell 5 siis meie ei ole plaaninud midagi, vaid me laseme püha vaimul plaanida seal ja teha, me anname talle ruumi. Ja vaata, see on see, mida me kogu oma TTT ajal oleme ka kandnud oma südametes ja tegemistes, et meie paneme küll kokku võib-olla selle päeva ja ka lepime kokku siis antud juhul Pähklimäe valitsejatega, aga nii. Püha vaim on see, kes tegelikult seal teeb seda ja meil ei ole ei kokkuleppeid omavahel, mida me räägime või mida me seal on. Jah, meil on seal laulud, need on küll läbi vaadatud ja mõeldud, aga ka need tulevad tegelikult väga tihti täiesti taevast antud tunnetusele. Tähendab, mõte vist oli sellel ka see, et see toimub õues. See oleks jah. Eks ole? See oleks vägev, kui saaks olla. Seal kirikus ei ole isegi, ma ei tea. Hädakombel, eks ole, jah. Siis kui on tõeline padu, äkki just. Aga nii, et see on Vanamõisas, me ei ole veel ütelnudki seda, et
Just. Et see on Vanamõisa, tegelikult nüüd ta on juba Pähklimäe nimi. Nad on selle nime ka muutnud juba. Et enne oli ikka nagu Vanamõisa, aga nüüd nad on Pähklipuude järgi nime teinud. Ja Valtri masti all. Masti järgi võib kohale sõita. Just. Ja tähendab, see on nüüd see tüh on seal, eks ole, aga seal on veel kedagi, et seal on ikka nagu muusikaline osa ka. Muusikaline osa on. Kes? Sellega on nüüd niimoodi, et kuna me seal vabalõhul oleme, me tahaksime võib-olla natuke teha erinevalt kui tavaliselt ja nii nagu me ütlesime ka, et meil suvel ei ole niisugust teenistust olnud, et see mõte on see, et me laulame ka rohkem vanu laule, niisuguseid laule, mis on palju vanemad kui meie oleme, et mõne laul on nii vana, et võime kõik 3 kokku liita ja ikka ei jõua lauluni välja. Ja minu hea sõber Viljar Liht on siis kokku toonud niisuguse lauluseltskonna, seal on Saaremaa tüdrukuid ja mandrimehi ja pillimehi siit ja sealt. Vello mängib seda suurt lõõtsa, Üllar mängib basskitarri, siis on üks Saaremaa mees, kes trumme mängib ja siis on üks tore viiuldaja Mandrimaalt, nii et täiesti siukene arvestatav koosseis, nad on juba lauluproove teinud ja on ka siis niisugune asi, et saame laulda ka, nii nagu ma ütlesin, niisuguseid laulu, mida võib-olla meie vanaisad ja meie vanemad laulsid. Mõnikord räägime võib-olla ka neid lugusid, sest see oli ka, ma arvan, Saaremaa jaoks ka eriline aeg, et siis oli kuule neid kirikute kontsentratsioon oli ikka ka hoopis suurem kui praegu on Saaremaal. Oli või? Oli või? Oli. Kui mina pean sulle seda rääkima, ära nüüd nalja tee. See oli enne meid. Ja enne meid, jah. See oli ikka sellel ajal, kui me juba olime. Ja see on nagu selle mõte ja siis on esitluslauled niisugused, mis ka võib-olla mõnel mehel panevad jala liikuma, aga mõnel mehel paneb ka südame liikuma, nii et seda me ootame sellelt teenistuselt. Ja see oli ka veel mõte, mis nagu tavaliselt ei ole, et kui me oleme kõik ära rääkinud ja oma palved palvetanud, nii nagu me ütleme, et me ennem ei lõpeta, kui viimase inimesega on palvetatud, et me tahaksime üheskoos, kui ilm lubab kõikidega õhtul koos teed juua ja siis olla veel osaduses ja kes siis jääb ööseks puu alla magama, kui niisugune ilm nagu praegu on ja kes peab ära sõitma ja kes kuhu. Ja niisugune oli selle asja mõte ja niimoodi me oleme seda asja plaanimas ja ootamas ja kõikidele me ütleme südamest tere tulemast. Nii et selline plakat on siis teil tehtud. Just. See läheb nüüd igale poole ülesse, jah? No nii. Väike reklaamikampaania tuleb SPS. Kuule, teil on siin ikka informatsiooni puudu, et kus kohas see toimub ja... On küll, aga sul pildi peal on... Tõmba natuke alla pool. On või? Jah. No nii. Ahaa. Siis ma pean natukene seda pilti liigutama äkki, nii. Ei ole siin tühjagi. No nii. Nii väikselt siin all. No nii on disainerid teinud ta. Nii väikselt. Aga sellele tuleb, kui sinna vajutada, siis tuleb ka tekst sinna alla, nii et selles mõttes, kus ja need asjad lähevad meie lehele veel, nii et okei. Võib julgelt vajutada. See on siis esialgne värk siin praegu. Täna hommikul meile antud, nii et sa oled esimene, kes väljaspoolt näeb. Ma just mõtlesin ja ootasin seda, et kas tuleb kuskil mingi sükene plakat ka? Tuleb ikka, jah. Nii? Ja kindlasti sellele teenistusel me räägime ka, mida Jumal on teinud ja me toome audalle ka sellega, mida on TTT teenistuste ajal ka selle loo ajal ja eelnevate loo aegadel Jumal on teinud, et mis need on, me täna veel ei tea täpselt, aga ma usun, et need tulevad välja ja imesi ja selliseid tervenemisi on olnud ikka TTT teenistuste aegadel palju ja ma usun, et sellest tuleb ka Jumalale au anda. Nii? Aga Sven, nii. Sina oled üks siuke tegelane,
seal TTT-l, kes näeb igasuguseid nägemusi ja no ma olen aru saanud ja mingi sul oli mingi viimane, mingi hästi julgustav sõnum veel kuskil. Neid on tulnud jah, aga üks viimaseid, mis ma tõesti siin jaanipäeval istusin, võib-olla see sõnum on praegu, mida Jumal on mulle andnud ka ja ma eile, kui me tegime mööda Saaremaad Allariga täiesti eksprompt ja ma usun, see oli ka pühavaimu juhtimises, käisime mitmetes kogudustes Kaleisis ja ma seda lugesin ette. Ma võib-olla loen selle tõesti siin ette, mis Jumal mulle andis, kui ma istusin jaanipäeval oma terrassil koos abikaasaga ja see oli üks väga huvitav nägemus. See terrass oli Saaremaal? Jaa, minu maja ees. Ja vihma sadas. Ja selline hommikune vihm oli ja täis 100% pilves oli. Ja hall oli taevas ja äkitselt mu see hoov läks lõkseks valgeks. Mu abikaasa vaatas väga kummaliselt seda asja. Ja oli suht üllatunud selle asja kohta, aga see, mis siis jooksma hakkas tõesti ja ma keelteska hakkasin palvetama ja tuli tõlge peale. Nii et mu abikaasa, ma pärast lugesin talle ette ja ta ütles, et jah, see nii oli. Ma saatsin selle oma pastoritele ja ka mõnele siit välja. Marku Veilole olen selle saatnud, või tähendab, mina ei saatnud, aga keegi teine saatis selle, ta on seda tõesti ka kinnitanud. Et see on tema südame lähedane. Nii et kui sa lubad, ma loen selle ette, see on üks väga huvitav. Ma loen selle algusest peale, siis on näed, kui et Allar võttis prillid kaasa. Ma tulin välja, siis ma ütlesin naisele, et ma võtan prillid kaasa, aga need jäid autosse. Niisiis, see oli niimoodi. Istusin jaanipäeva hommikul Saaremaa kodus terrassil koos oma naisega, kes kuulis kogu seda sõnumit keeltes ja tõlkes. Kui tundsin, et püha vaim liigub minu peale. Väljas sadas sel hetkel vihma, selle sõna saamise ajal läks kogu ümbruskond erevalgeks, kuigi taevas oli täis pilves. Ja nüüd tuleb sõnum. Mu kallid, ärge kartke. Ma olen pea tulemas. Tulevased ajad saavad olema keerulised, kuid mina hoian oma rahvast. Ma viin oma rahva õigel ajal ära ja te ei pea kartma. Olge julged, võtke vastu, mida ma teile anda soovin. See on julgus ja rahu minus. Mu mõõk on üles tõstetud ja see lõikab teravalt. Ma lõikan välja selle, mis ei kuulu minu juurde. Ma puhastan oma rehe aluse, siis on kuulda nuttu ja imestamist. Siis on paljud segaduses ja hirmul oma südamete pärast. Siis küsitakse ja otsitakse mind sügavalt. Siis on mu armastus teie üle mustavad sulased. Enne olematut tunnustähti saate nägema. Ma raputan maad ja taeva tähti, aga minu rahvas on hoitud nagu kanaema hoiab oma lapsi. Sel päeval ei pea te kartma, vaid olema julged ja valmis selleks, milleks ma olen seda maad ja rahvast ette valmistanud. Mu inglid on valmis lõikuseks. Sel hetkel ma nägin koguduse saali, kus inimesed olid põlvedel ja kiitsid Jumalat. Rahvast aga voolas sisse. Püha vaim ütles, olge valmis tööks, milleks mu sulased on kutsutud. Igaüks, kelle ma olen valinud, saab üleloomuliku väe seda tööd tegema. Siis rõõmustab mu rahvas koos minuga, siis olen mina teiega. Aamen. Et sellise sõnusi ma sain ja ma usun, et see on väga julgustav sõnum Jumalalt. Me oleme minemas, ma selles isegi ei kahtle väga keerulistesse segastesse aegadesse, just nimelt segastesse aegadesse. Ja ma mäletan üks 10 aastat tagasi, kui ma oma abikaasale ja ka mõnele lähedase ütlesin, et on tulemas ääretult segased ajad, millest see on nagu, mina nimetan seda nagu oled pesumasinas, et käib ühtepidi ja teistpidi ja muudkui aga pöörab ja aru ei saa, mis toimub ümber ringi. Siis Jumal on tegelikult see, kes annab meile selle kindluse, julguse ja nagu siingi ta ütleb, et ma annan rahu minus ja kõik, kes on temas, on rahu ja rahus. Ja ma usun ka seda, et kõik need sõnumid, et kas ta viib ära või millal ta viib, mina nendesse ei laskuks täna. Aga selle kogu sõnumi osa on see, et tuleb puhastada oma südant, tuleb kindlasti alistuda Jumalale, et ta saaks seda teha, sest Jumal ei tule mitte midagi tegema niimoodi, et hüppab selga ja muudkui muudab. Aga kui me alistume, kui me otsime, kui me palume, kui me hüüame tema poole, siis ta kindlasti annab neid märke, ta räägib
ja ma usun, et meie südamed saavad temale lähedaseks ja seda, mida ta lõpuks ütleb, et me oleme rõõmsad temas ja tema on koos meiega, nii et sellesse aega minnes, mida me ka tegelikult ju ootame, ka ärkamise aeg, me tihti arvame seda ärkamise aega, et see on üks pidu ja pillerkaar, see võib üks võimas tööaeg üldse olla. Ja me ei tea, mis aeg see tegelikult. Kus ei saa isegi magada. Jah, eks ole, et see ärkamist oodatakse nii ja naa, aga ma arvan, et koguduste enda ärkamine ja julgustamine on üks tähtsamaid protsesse. Nii, Allar siin, vaata, öeldakse nii, et kui keegi prohvetlikult räägib, siis teised arvustagu. Õige, väga õige. Nii, lase tulla. Mis ma pean ütlema nüüd siis selle peale? Meil käib niimoodi, vaata. Meil on nii, et kui Jumal on rääkinud, siis teised ütlevad aamen. Ja see on selge ja ma olen selles mõttes nagu Sveniga väga nõus, et me vahel kipume rääkima kõikidest nendest asjadest ja olukordadest, mis on meie ümber ja nii põnev on, et mis tuleb ja inimesed tulevad, see on ka ajamärk, et inimesed tulevad eespalvel, no mida Jumal mulle nüüd ütleb? Ja, tuleb sinu juurde, mida Jumal, kuule, küsida käest, mis ta sulle ütleb, mis sa minu käest seda küsid. Ja see ongi see asi, et kõik tuleb nagu ette tuua ja rääkida, et kuule, mis homme saab, mis aasta pärast, millal see või mida, see ei ole üleüldse küsimus. Vaid Jeesus ütleb, et kui te seda näete, tõstke oma pead, olge teie valmis. Ja see oli see, millest see sõna rääkis, mida Sven esile tõi. Puhastage rehealus, olge täidetud minu armastusega ja jägage seda välja, seda julgustust. Ja kuule, kui me niimoodi elame ja niimoodi töötame ja seda kuulutame, siis sünnibki see, et kirikus on inimesed põlvedel, aga teised jooksevad tagatuksest sisse ja ütleb, et mis see siin sünnib, mis rahu ja rõõm on see, mida te kannate, kus see tuleb. Sest kõik see on ära võetud ja röövitud, nii et meil ei ole mingit põhjust vaadata või oodata, vaid Jumal ütleb, et täna hommikul teen silmad lahti, ütlen, Jumal, ma tänan selle päevast, siia ma olen jõudnud, sellesse sa kannad ja kui see peaks ka viimane päev olema, me ei ütle nagu Martin Luther, et istutame õunapuu, vaid ütleme seda, et issand, siis ma tulen sinu juurde. Ja see on selge ja selleks me peame valmis olema ja selleks me neid teenistusi peame ja me ütleme tere tulemast kõikidele nendele inimestele, kes Jumalat ei usu. See on kuulutus selleks, et usk võiks usk tuleb kuulmisest, kuulmine tuleb Jumala sõnast ja evangeeliumi me kuulutame. Seda, mis sul siin seina peal kirjas on, näen nüüd lendas mikrofonile. Et Jeesus päästab ja midagi muud me ei räägi, meil ei ole vaja õpetada, kuule, üks õpetab sinna poole, teine ütleb sinna poole, kuule, kui me oleksime nii kiivad Jumala tegude ja apostlite aegade järgi, kui me oleme oma õpetuse järgi kiivad, kuule, maailm oleks hoopis teistsugune, see maa oleks muudetud meie ümber, aga me räägime ainult, et kes mida õpetab, kuule, mul on täiesti savi, mida keegi õpetab, on oluline see, et sa usud Jeesusesse, et sinu patud on lepitatud ja sa tead, et Kristuse kaudu sul on igavene elu, kõik muu on ainult, kuule, vaht selle ümber sõnad. Nii. Amen saab selle kohta ütelda, nagu Reinhard Bonke vist ütles vanasti. Kunagi Allar mäletad, kui me olid ajad, jah, kui me noored olime. Kui sina tegid Bonkega veel intervjuud ja siis sa küsid, millal sa Eestisse tuled. Mis ta ütles selle peale? Ta on täna Eestis, ta palvetab seal meie eest, kuule. Jah, et sellised asjad ja see sõnum, mis tema ütles küll, et ma tulen varsti. Ja, aga see ongi see. Ei ole midagi muud vaja teha, kuule, valmistuda ja oodata. Aga piibel ütleb, et teie pääste läheneb, kui see toimub, eks ole? Jah, seda rääkisid juba apostlid. Ja täna on lähemal kui eile. Ja vaatad, et sa teaksid. Nad olid veendunud, et nende eluajal ta tuleb, eks ole. Megi praegu siin mõtleme, et ei tea. No ma arvan, et me ikka usume, et see tuleb nüüd meie eluajal, eks ole? Just. Nii on see läbi aegade olnud, aga nagu Allar ütles, et... normaalne, et nii on ju. Ma arvan küll, et see on normaalne. Et selline ootus, eks ole, on nagu sees. Ma arvan, et Püha Vaimu üks suurimaid inspireeringuid ja tegevusi ongi see, et ta paneb igatsuse Jeesusesse.
ja oleme ausad, ma usun, et kristlastel kõigil, kes ikkagi Jumala püha vaimus liiguvad ja on Jumalaga ka kohtunud ja isiklik suhe on, nende hommikune ärkamine on ikka see, kus nad ütlevad, et Jeesus, ma tahan täna sinuga koos olla, ma tahaks sind näha, ma tahaks sinuga koos käia ja kõndida ja püha vaim tule ja juhi mind. Ja vaata, see on see osa, mida me igatseme tegelikult. Ma usun sina ka, Valter. Nii, seda küll. Tuletame veel kord meelde, et see on siis 12. juuli, aastaarv on sama, eks ole, sellel aastal. 2 nädala pärast. Polegi, no kui me praegu siin seda räägime, siis on 2 nädala pärast. Kui keegi vaatab päev enne seda, siis ikka on vaja kuupäeva ütelda, eks ole, et ma panen ikkagi korraks selle uuesti peale, kus see mul siin on. Vot selline plakat on siis. Ja tervenemine.ee kindlasti sealt saab ka näha. Kuskil kinni püüdnud, et ta seal lõppaks nõnda. See tüdruk on seal tõesti ülistamas Jumalat ja oleme ausad, ma küll ei näe, mis lilled seal on, aga sellel ei olegi tähtsust, sellepärast, et see on nii ilus pilt, et kui me kõik ülistaksime Jumalat sellisel lool, käed ülesse ja Jumala poole, siis ma usun, et Jumala vaim teeb võimsaid asju. Nii et ma mõtlen, et igal juhul on hea, kui see saaks olema õues, eks ole. No see oleks üks ma usun, et Jumal kingib meile. Isegi kui natukene sajabki või tibutab, see ei tohiks ka segada midagi. On ju? Pillimehed on rohkem seal katuse all. Just. Ja suvel saab ju võtta ka vihmavarju kaasa, nii et. Ja rahvas saab ise kaasa laulda vist. See ongi vist midagi selliselt mõeldud. Ja, on. Et laulame neid laule jälle või nii nagu ETV-s mingi saade oli. Ja seal on üldlaulud ja siis on esitluslaulud ja siis on sõnumid ja lõpulaul on ka juba paigas. Isegi? Ja, see läheb niimoodi, et võit on vereväes, kas sa tead seda? Amen. Kunagi me laulsime. Ja nüüd saad 12. saad ka laulda. Sellega on jah, meil TTT-s üks võimas lugu ka on, see oli üks 3 aastat tagasi või Paide TTT oli see, kus tõesti üks noor tüdruk oli väga seotud ja tal oli väga keeruline olukord oli seal, ma ei hakka seda siin lahti rääkima, aga ja ta oli seotud ja ei saanud lahti teda ja palvetasime terve tiimiga temaga, me olime kõik seal ümber ja käed peal ja no juba tekib selline nagu kerge juba väsimus, et ei jõua. Ja ma küsin, panen silmad kinni, küsin Jumala käest, et Jumal, mida me peame nüüd tegema? No meie lihas ei suuda siin midagi teha, me lihtsalt ei suuda. Jumal vaim ütleb, hakka laulma. No kujuta ette, mina ei ole laulumees suur, hakka laulma. Ma küsin, Jumal, mida ma laulan siin siis? Ja ütleb täiesti selgelt, see oli mul ema kunagi noorena oli mulle seda õpetanud või tema oli laulnud ja see oli mulle külge ja ütleb, laula võidulaulu. See võidulaulu ja ma hakkasin seda ees laulma ja teised kõik tulid järgi ja Veiko Võsu ja pastor Veiko ja kõik hakkasime laulma ja siis hakkas terve kogudus laulma. Ja kujuta ette, see tüdruk hetkega vabanes kõigest. Oligi nii? Ja hetkega vabanes. Ja tal olid väga tõsised asjad olid seal, las need jäävad siia, aga hetkega vabanes, tema olek muutus, tema vabanemine, kõik siuksed asjad tulid. Oota, sellise võitu. Ja just, vereväesa võitu. Vanad laulud, jah. Ja see on väeline laul. Need ongi nii-öelda tules sündinud laulud. Amen. Ja selles on, Jumala vägi on peal ja totaalne puhtus tuli sinna ja ülistus issandale. Mina vist ei olnudki seal Paides siis selle. Vist ei olnud. Ei oota, kui üle kanti, siis äkki. Kantsime üle küll, aga ma ei tea, kas sina? Ma isegi ei mäleta. Ei, Valter olid küll, ma mäletan, ma rääkisin suga ja ma küsin, kas lähed Saaremaale, olid küll. Vaata, tavaliselt on niimoodi, Valter, et me oleme ikka öelnud nii, et selle teenistuse eripära on see, et teenistus algab siis, kui Jumala teenistusel on aamen öeldud. Õigus, see oli ju, sest see ei olnud ju otse ülekanne. Ja siis hakkab palveteenistus ja seda me ei avalikusta kunagi ega üle ei kanna, vaid see on inimese ja Jumala vaheline asi ja kui meie saame vahemehed seal olla ja neid asju näha, siis ja see on ka, et sa küsid niimoodi kenasti, et kas ikka nii oli, et me ei ole muinasjutuvestjad siin ühesõnaga, et need on ikkagi niisugused asjad, mida kohta Johannes ütleb, et mida me
me oma silmaga oleme näinud ja mida me käega oleme katsunud. Ja seda me räägime elusõnast ja see ongi see, et see sõna on see, mis vabastab, sellepärast, et Jumal elab selle sõna sees ja ta elab oma lauludes ja ta elab ülistuses ja ta elab palvetes ja see saadab korda niisuguseid asju, mida inimene ei saa teha. Jah. Eks me usklikena ikka ja ka inimestena ja maailma inimesed samamoodi, eks ikka huvitutakse sellest, mis ja kuidas ja see kas see asi ikka päriselt ma olen suga nõus ja see on põnev tegelikult ka mingil määral, aga ma võin sulle öelda seda, et selle aja jooksul, mida me oleme nagu väljasõitudega teinud TTT-ga üle Eestimaa, me ei hakka neid rääkima otseselt, mis on olnud, aga neid tõesti selliseid lugusid, kus võiks nagu suu lahti jääda ja mõelda, appikene, mis väed on liikunud ja millised vabanemised on tulnud. Neid ei ole kahe käe peal, neid on kordades rohkem. Inimesed on täielikult vabanenud ja teemoneid välja läinud ja tõesti sellised jõud on Jumal on toonud oma väe kohale ja inimesed on vabanenud sellistest sasipundardest. Ma mõtlen ühe pere pealegi siin, kus üks inimene vabanes ja sellest hakkas selline vabanemine, et tänaseks on tädid ja emad ja ma ei tea, kõik lapsed ja vennad ja kõik on järgemööda tulnud päästele. Ongi nii. Absoluutselt nii. Ma kohe julgen seda kohe rõõmuga öelda ja ma mäletan, kui üks nainegi mulle helistas ja ütles, et mis ma teen, mul on nii raske aeg praegu ja ma ütlesin, pane põlved maha ja ta pani minu meelest põllu peal, pani lausa põlved maha ja palvetas muga läbi telefoni. Ja see mees on täna päästetud, lapsed on õnnelikud. Nii et Jumal teeb ja nii nagu sul siin jälle taga on kirjutatud. Mulle alati meeldib, ma vaatan, vahest mõned saates sa ikka tuletad meelde. Jeesus päästab, ei tee Sven, ei Allar, ei Veiko, ei sina, Valter. Jeesus teeb seda. Ja kui me sellesse usume, siis Jeesus toetab. Nii, et sellised asjad on. Ütleme, ma veel uudisimulik on ju. Mis TTT-st edasi saab? Hea küsimus. Jumal teab. Väga vaimulik vastus. Ei ole midagi vaimulikku, vaid täpselt nii see on. Sest me keegi ei tea. Meil ei ole mingid selles. Siis, kui me sügisel ringisõitmise lõpetasime ja hakkasime jälle Nõmmel kord kuus pidama neid teenistusi, see nägemus sai täis nüüd, siis tuli meil see suvemõte, ma ei tea, kas antakse päevi ja mis sügis toob, aga see on see, mida me nagu täiesti eraldi kõik oleme kogenud ühesõnaga, et see palvevajadus meie ümber on nii kohutavalt suur ühesõnaga. Kas meie oskame palvetada? Ma olen alati ja kogu aeg öelnud, sugugi mitte. Aga see on see, mida Jumal meie käest ootab, et me oleksime kaaspalvetajad, kui inimene tuleb, kus 2 või 3 on ühe asja pärast koos. Et inimene saab kellegile rääkida, et ta ei ole üksi. Aga ma ütlen ka praegu näiteks viimaste nädalate võimsad tunnistused, perekond kodus ei tunnegi õieti Jumalat, üks Saaremaalt pärit naisterahvas, vähki täis, kuule, ja palvetab kodus ja nad räägivad niisuguseid lugusid, ühesõnaga, et sa lihtsalt tardud pingi külge kinni. Ja see on, aga et me ei saa unustada seda, ma olen seda ikkagi öelnud ühesõnaga, et kui me palume, siis me saame. Ja teistpidi kehtib samamoodi, kui me ei palu, siis ei saa. Kui Ronaldo ühtki palli värava poole ei löö, siis ühtki väravat ei sünni. Ja punkti ei saa. Kõik pallid ei jõua väravasse, kui sa lööd, aga mõni jõuab. Ja nende eest me oleme tänulikud ja see annab meile julguse, et me läheme inimese juurde ja me palvetame temaga ja me seisame tema kõrval selleks, et läbimurre ja võit võiks tulla. Ja et me saaksime kätte selle, mida Jumal on meile valmis pannud meie elu jaoks ja et sa võid huvituda, ma tean sellest tulevikust täpselt sama palju kui sina. Küllap sa tead natuke rohkem. Sa oled sees. Valter ja Allar, ma siia tulen vahele ja ütlen ühe asja küll, et kui meie sügisel tõesti, või see oli nüüd vastu talve, eks ole, kui me lõpetasime selle ära sõitmise ringi, siis eks see oli mõttekoht.
Eks see oli mõttekoht. Aga kui ma vaatan, mis sellega on juhtunud ja mida Jumal on nagu teinud kogudustes ja kogudustes on hakanud tulema selliseid teenistusi, ülistusteenistusi, palveteenistusi, on hakatud palvetama, siis ma arvan, et see oli ka Jumala plaan ja õige koht meile anda väike puhkus siin kogu selle aja jooksul, et me teeme ainult üks kord kuus ja teised kogudused ja mina olen koguduse poolt, mina arvan, et kogudus peakski tõusma üles ja kogudused peakski hakkama ise tegema seda TTT-d. Kas TTT nime all, see on teine jutt. Olgu ta, mis ta on, see TTT oma üldse mingit tähtsust. Vanasti olid meil äratusnädalad. No nad, täpselt, kas... Ühistusteenistused, palveteenistused. Ma käin Olevistes, olen pastor Teet Uuemõisaga neljapäeviti seal ja kui ma vaatan, kuidas see palvevägi, me käime ennem palvetame üks päev enne, ma lähen nüüdki kolmapäeva koju, eks ole, ja me läheme palvesse õhtul ja järgmine päev on teenistus ja ma vaatan, kuidas see palvevägi kannab kogu seda osa ja seda teenistust ja see, mis seal toimub täna, see on hoopis midagi muud kui see, et me tuleme lihtsalt kokku ja mõtleme, Jumal, mis sul mulle anda on? Aga see on see vastumiline osa. Ma tahan ise ka Jumalale anda. Ja vaata, seal ongi, ja ma arvan, et see TTT natuke tagasi tõmbamine oli õnnistuseks paljudesse kohtadesse. Mis tuleb? Ma arvan, et tuleb TTT-si. Tuleb ta mis nimel või millel, me ei tea. Me oleme üldiselt, ütleme, sellise vabakogudusliku taustaga või isegi, ütleme, 4 pühi ja midagi taolist. Aga luterlased on ka kuidagi moodi... Ei, no mis sa räägid, see oli, ma arvan, et nüüd kevadel, äkki aprillikuus ja sõber kutsus Toomkirikusse ja ma istusin viimases pingis. Ja Joel Reinaru laulab ülistuslaule kogu kogudusega. Üle poole saali on täidetud inimestega, noored inimesed räägivad oma lugusid, mida Jumal nende elus on teinud, kuidas õpetaja peab lõpus lühikese kõne, inimesed rivistuvad seina äärde, ütlevad, et nüüd võite siit pea käigust minna eespalvele rääkima oma lugusid. Kuule, mida sa ütled selle kohta ühesõnaga? Mida sa ütled, Valter? See on... Seda võib imeks nimetada isegi. No nii, sa hakkad ka usklikuks lõpuks. ja selliseid imesi ongi vaja. On ju, selliseid imesi on vaja. Ka... Ma lihtsalt istusin pingis ja ma tundsin, kuidas pisarad voolavad mu palgele ja seda ei saa ükski inimene esile kutsuda. Aga see on see igatsus, see sama ja need olid... Luteri kodudes kasvanud usklikud inimesed, kes palvetasid seal nende inimestega, see sõber ütles, et ma ei näinudki, et sa teenistusel oled, sest fookus oli hoopis teistel asjadel, selleks, et olla inimesega koos rääkida, palvetada, vestelda temaga. Ja niisuguseid asju me näeme, need süttivad üle kogu meie maa ja mitte ainult vabakirikutes, sellepärast ma selle loo rääkisin. Vot. Aga selliseid asju nad räägivad, et kes siia Eestisse tulevad, et meil ei ole siukest värki. Et see on omaette nagu fenomen siin Eestis, et kirikud koos midagi teevad. Olen nõus suga, me oleme siin ka TTT-ga olnud, Allar küll on jäänud meil koju, aga me oleme käinud, olime nii Ameerikas kui ka Saksamaal ja ma pean sulle tunnistama, et see, mida ka seal inimesed räägivad ja need on ka suured imed tegelikult, mis toimuvad Euroopas. Tõesti suured imed ja ma ei ütle seda. Siit tundub nii, nagu oleks Euroopa ära surnud. Noh, päris nii ei ole, sellepärast kui ma nägin pilte näiteks, et Saksamaal on inimesed tänava peal põlvili maas ja palvetavad, siis minul jäi küll suu lahti. Oligi nii. Just. Või mul on siingi pildid, kus Londoni suurel väljakul, ma seda nime ei hakka nimetama, võib-olla ma seda päris õieti ei nimeta, aga... Keegi vend teeb seal koos. Ja inimesed on koos ja palvetavad. Kuulge, see on Jumala töö. Kuulge, me räägime täna Londonist kogu aeg, et see on täitsa hukka läinud koht. Moslemid juba eks ole, aga kuulge, kui ma vaatan neid, mis seal toimub, neid pilte, siis need on õimsad asjad ja Ameerikas samamoodi. Mis ma tahan öelda seda, et see on küll maailmas üks ma ei tea, võib-olla kuskil mujal veel, ma seda ei julge öelda, aga see on maailmas üks erakordne asi, et me oleme suutnud teha koos neid asju. Nii ärkame teenistustel kui TTT teenistustel ja me ei pane nagu õpetust otseselt ette
etteotsa, vaid me tahame lihtsalt Jumalalt teenida, ülistada ja palvetada tema poole ja see on see osa. Õpetus on see, mis on siin seina peal. Jah, amen. Ma olen suga nõus sellega. Kõige parem õpetus. Nagu, jah, kõige parem teisejärguline. Just. Aga see ongi kokku toonud ja ma usun, et see on üks Eesti, meie pastor ütleb, et see on Eesti Nokia. Me oleme üks kogudus, ühed vennad, palvetame. See, kas keegi räägib kantslist või keegi räägib vabalt kantsli eest, ma ei tea, kas see omabki täna nii palju tähtsust kui see, et Jumal liiguks ja Jumala vaim liiguks. Just. Aga mul tuli praegu meelde veel, te olete siin stuudios. Mingi jutt oli teil Ameerikast. Sina olid ka seal või? Olin. Mingi imelik sõnum seal, keegi, oli see päriselt ikka nii või? Oli, see oli... Minu uskmatu nägu jälle küsib sinu käest seda. Noh, eks oleme nüüd ausad, eks kui see sõnum on nagu tõesti niivõrd võimas, siis see tekitab küsimusi. Aga kui see tuleb mitmest kanalist ja kaks inimest, kes kokku nagu üldse ei puutu ja meie ei läinud nende juurde ka veel takka otsa, vaid sellel päeval me ei saanud ette ritta kohti. Meil oli üks Soome õde, kes meile muidu tavaliselt pani hommikuti kohad kinni, et me saime kuskil seal eespool olla. Nii, et te olite kuskil koosolekul Ameerikas. Ja istusime täiesti kõige kaugemasse nurka üldse, kust oli, ma ütlen sulle ausalt, isegi kehv kuulata. Ja äkki üks mees ees hakkab Veiko ja Martin oli ja siis Saaremaa üks pastor oli see noor mees. Roosi. Mis ta nüüd oli see? No las ta olla praegu, jah, ja hakkab nendega rääkima äkitselt. Ja kus te olete ja toob pilte ja räägib ja siis ütleb sellise sõna välja 99,9999% saab päästetud. Ütles nii. Jah. Ja see mees ei olnud ka mingisugune udu mees seal. Ta oli ikkagi nagu oma elus olnud Jumala vaimus liikunud ja see, mida ta pärast seal rääkis, see oli väga huvitav lugu tema eluloos. Nii et ma usume Jumalat. Oot, tähendab, tema tuli sinna... Tema istus meie ees, ja absoluutselt täiesti äkki keeras ümber ja hakkas meiega rääkima. Ei ta küsin, kus me oleme ja mida. Seda ka ei küsin. Ja hakkas lihtsalt meiega rääkima juttu ja siis kuna ta nägi, ja täiesti. Ja siis äkki me ütlesime talle, et kus me oleme ja tema ei teanud Eestis selles mõttes nagu otseselt midagi. Ja siis ta räägib selle loo kõik ja me mõtleme ja kuuleme. See, mis... Ma jään sulle nagu selles täpses sõnastuses puudus, mina ei olnud seal. See oli väga karm. Et saavad päästetud just, või? Jah, täpselt, ta ütles 99,9 on nii palju, kui sinna taha saab panna. Eesti rahva kohta. Ja siis tuleb teine mees ja hakkab rääkima, et temal on seinal pilt sellest ponke mingist päästmisest, kus 1,3 miljonit või sai päästetud ja Jumalaga täidetud. Jah, eks ole. Ja ütleb, et see on nagu teie kohta siin. Et 1,3 miljonit, jah? Ja no meid umbes on nii palju, eks ole ju. Et noh, kaks venda räägivad, no võta sa siis nüüd, oled sa usklik või mitte usklik, aga kui sulle sellist juttu räägitakse, eks sa siis ikka natuke kõrva taha endale paned seda. Inimesed näete minu sellist uskmatut nägu siin praegu. Tead, oleme usklikud, selles mõttes on see üks huvitav lugu, ütlen ausalt sulle. Jah. Ei, seda küll, aga vaata selle nimel on vaja ikkagi siis tööd teha, on ju? On ju. Jah, me ei saa nüüd ütelda nii vägev sõnum ja istume kodus. No see oleks kõige lihtsam, on ju. Aga Jumal ei ole selleks meid kutsunud. Ja siin, kui ma Sionis ka see üks sõna, mis ma siin viimane kord ka rääkisin, ma mäletan, kui ma suvel, see oli Olevistes, jah, kui ma rääkisin, ma suvel sõitsin Oleviste noortelaagrisse ja see oli 2-3 aastat tagasi. Ja paremal pool oli siis vili, mis oli niisugune hästi ilus viljapõld oli. Ja see oli kuidagi nagu hoitud ja see vili oli juba valmis nagu ja kõik niisugune ja teisel pool oli siis selline vili, mis oli nagu tead, vesi oli ära kahjustanud tead mitmeid kohti, aga no eks sealt maast oli midagi jälle kasvanud, aga seda kätte kindlasti ei saadud, aga ülejäänud oli jälle niimoodi kasvas ja siis jälle vahepeal mingid laigud ja ma peatsin auto kinni ja ma käisin ja palvetasin seal ja Jumala vaim ütleb mulle äkitselt, et vaata, et on vilja, mis on juba valmis. Ja mille ma olen juba valmis korjamiseks pannud. Nii.
aga on vilja, millega teil tuleb veel tööd teha. Nii. Eks ole? Ja põllumees teeb tööd, eks ole, ja põllumees üritab ju tegelikult, kui isegi vihmased suved on, ta üritab kõik kätte saada sealt. Ta teeb ju selleks kõik. Nii et ma usun, et see, mida sa ütlesid, et kui võiks kodus istuda ja magada, kuule, see oleks, võib-olla see oleks igav isegi. Oleme ausad. See oleks igav elu ju tegelikult. Aga kui Jumal kutsub tööle, siis oleme julged tegema seda tööd. Vaata, Piiblis on üks ju koht, kus keegi ütles, kus Jumal ütles, et järgmisel päeval maksab see toit nii palju või on ju üsna vähe ja et kuidas, isegi kui see on, et kuidas see võiks sündida. Noh, võib ju vaadata siin nõnda, et sihukese küsimuse küsida. Absoluutselt, olen suga nõus, et eks nende profeteeringutega tihtilugu on nii, et kas me usume või ei usu, aga kui me näeme Jeesust ja me tunneme ise isiklikult Jeesust, siis suure tõenäosusega ikkagi püha vaim meile räägib. See tähendab ikkagi seda, et see paneb üsna suure sellise vastutuse koorma ka. Tähendab selles mõttes, et see asi on, see on nagu oleneb koguduse tegevusest järelikult. Aga mina või Allaril on siuke ära seletatud nägu peas siin. Ei, tähendab, ma ei tea, kui palju see sellest ka oleneb, aga me siin oleme igal pool rääkinud. See on huvitav, et inimesed tulevad sisse, kes pole Jumalast midagi kuulnud. Õieti nad ei ole, keegi ei ole neid kutsunud. Igal teenistusel, mida me sellel aastal on olnud alati keegi, kellega on see palvetatud see palve, et ta tahab oma elu Jumalale anda. Pastor Veiko ütles eile täiesti väljaspoolt inimene tuleb kirikusse ja ta ütleb, et mind saadeti siia, ühesõnaga, et ja ma tahan oma asjad Jumalaga korda seada ja need asjad tulevad nii ja ma arvan, et see on minu pastori unistus ja ma arvan, et siis meil ei olegi vaja palju teha, vaid tuleb see aeg, kus me kõnnime mööda tänavat, mööda Paldiski maanteed ja õhtupäikse vari langeb tänava peale ja inimesed tulevad meeleparandusele ja saavad terveks. Ja meil ei olegi vaja midagi teha. Ja see ei ole mitte meist... Ei, kuule, teha on vaja nii, et sa kõnnid seal ikkagi. Ma Valter ütlen siia vahele ühe niisuguse loo, just see, et Jumala vaim hakkab kutsuma. Mul on omal ühe väga lähedase inimesega juhtus selline lugu, et ma ei olegi saanud niimoodi meeletult seda evangeeliumi kuulutada. Me oleme väga head sõbrad ja ta on päris tuntud ärimees ka. Ja see helistab mulle ühel päeval ja ütleb, ma tahan selle asja korda teha. Mõtlesin, mis asja? Mõtlesin kohe, mul tekkis kohe 10 küsimus, mis meil äris pooleli on. Et meil on seal mõned asjad veel pooleli, aga mis meil pooleli on? Ja ta ütleb, ei, no selle asja. Ma ütlesin, mis asja? No selle Jumala asja. Ma ütlesin, täitsa lõpp. Ja siis ta ütleb, et järgmine kolmapäev ma tulen kohale. Ei, neljapäeva, vabandust, jah. Ma tulen neljapäeval kohale ja siis tal juhtub igasuguseid asju. Tee pannakse kinni, autodega juhtub jamas ja ta ei saa tulla, tead. Ja noh, vaat nüüd ongi see usu küsimus, eks. Ja mina istusin ka seal ja mõtlesin, ju siis see oli üks niisugune hetkeline pahvatus, tead, et teeme korda. Ja helistab järgmisel päeval täiesti rahumeel ja ütleb, ega ma pole seda mõtet maha maatunud, mul lihtsalt läks kõik eile tuksi. Ja ütleb mulle, aga teeme siis täna ära. Ja ma ütlesin, et oota, ma pean nüüd nagu, kus me kokku saame, et kas sul ei ole aega minu jaoks? Ma ütlesin, on küll. Helistasin ruttu pastor Veikole ja ütlesin, et kuule, kas me saame Nõmmel äkki kokku? Ja Jumala vaim ütleb mulle, et sa ise ei lähe talle järgi, vaid ta peab ise sinna sõitma. Ja kujuta ette, ma sõidan sinna ja ta tuleb, sõidab sinna ja ta annab elu Jumalale. Ja ta ütleb, ma tean, mis, ma olen uurinud, ma olen lugenud, ma olen vaadanud, ma tahan oma asja korda teha. Kas ta on nüüd meeletu usklik või mida iganes? Ma ei tea, aga ta on Jumala laps nüüd. Ta on Jumala laps ja usume sellesse ka, ärme pane neid silte ega ka proovikivisi inimeste peale, et ei tea, kas ta nüüd on sügavusklik. Küll ta saab selleks ka, aga ta on Jumalaga suhte korda teinud. Ja nüüd on süda avatud ja nüüd
on see koht, kus ta saab Jumalaga liikuda ja meie saame teda jüngerdada. Jah, ta on andnud Jumalale seadusliku aluse tegelema. Just, eks ole, aga kui me võtame Jumala raamatupidamise kätte, nagu mu ennast siin kõrval ütleb vahest, et ärme Jumala raamatupidamist ise pidama hakka. Las Jumal teab, kes on päästetud ja kes ei ole. Nii on ka jälle, jah. Ei, no nii ongi. Teil on õige õpetus. Me ei loe inimesi kokku, me ei loe, kui paljud teemonid välja läksid, kuule, kui palju haigeid terveks sai. No, see ei ole meie asi. Meie asi on kuulutada ja palvetada. Ja seal on kõik kirjas, et andku Jumal meile tarkust. Kunagi ma mõtlesin, Niilo Ylivainio, kes muutis Soome ühiskonda, tema oli niisugune mees, kes läks koju ja kirjutas kõik asjad ülesse, mis talle kätte tulid. Ja ma ei arva, et see vale on. Ja ma ütlen, vahel ongi kurb, et me tuleme ja kuuleme, te käisite, alles olin ühel koosolekul, inimene tuleb minu juurde ja ütleb, et ma tahan sulle midagi tunnistada. Ma ütlesin, et miks sa koguduses ei tunnista? Ma ei saa, seal on ekraan ees, et see puudutab neid inimesi, kes ei ole veel Jumala juures. Ja ta räägib niisuguse loo, et sa istud suu lahti ja see on, me usaldame selle Jumala kätte ja midagi, meid ei ole kutsutud ei kedagi tervendama, ei kedagi teemonitest vabastama, ei kellegi eest surma minema, vaid see, mis meil on antud, see on evangeelium, Jumala sõna meie käes ja kui me seda usume ja kuulutame, siis tunnustähed järgivad neid, ütleb pühakiri. Kas me oleme nii suured usklikud, kuule, ma seisan inimese ees ja ma tunnen, higi tuleb mulle üle, pisarad hakkavad voolama, täiesti võimatu olukord ja sa tunned oma suutmatust, mitte midagi, iga sõna, mis ma ütlen, on täiesti abitu. Ja siis sa usaldad lihtsalt selle asja Jumala kätte. Selleks ongi usku vaja. Ja siis sa kuuled. Ja siis tõuseb karanahk ihu peale, ühesõnaga, et kas tõesti see saab olla võimalik. Aga Jumalal on kõik võimalik. Nii et me ütleme veel kord, et 12 juuli või julgelt võite Saaremaale tulla, et kui sa tuled ka nende vanade laulude pärast või õhtu kringli pärast, kuule, tule mille pärast tahes. Aga Jumal võib teha suga mida iganes, kui sa annad talle võimaluse. Just, jah, me võime seda ütle, et tegelikult on väga sageli ju ärkamised alanud täiesti lambist. On ju? Täiesti, ja keegi ei tea, kes, mis värk. Ja miks ta ei võiks pähklimelt alata? Näiteks. Usume. Jah. Kuule, see on küll hea mõte, et ta sealt algabki. Sul ei ole seda prohvetlikku sõnumit, et hakkab sealt pähklimäelt? Ei, sellist ei ole mulle antud. See oleks meelevaldne siin niimoodi välja öelda, aga ma usun küll ühte asja selle ärkamise puhul. Eks ärkamise teema on kogu aeg üleval ja mõni on väsinud ka muidugi, ma ütlen teile ausalt. Kuule, ärkamise jutt on 30 aastat või 35 aastat. Et vanemad kristlased vahest väsivad. 50 on ole vist ärkamisest mööda. Ei, seda küll, jah. Aga välismaalased, kes tulid siis 30 aastat tagasi siia, kõik rääkisid suurest ärkamisest Eestis ja siis aga mina usun küll sellesse, et see ärkamine, seda ärkamist ei saa ise luua, selleks ei saa olla tubli, selleks ei saa juukseid ära kammida, ilusaid riideid selga panna, see hakkab Jumala vaimu voolamisest ühel hetkel ja see võib olla nii, et see hakkab üldse 2 või 3 inimesest pihta. Seda teeb Jumal seekord ise täielikult. Kuule, elu näitas näiteks Ameerikas üks ülikool, eks ole, kus hakkas Jumala vaim hakkas liikuma ja see paralüseeris kogu linna elu. Teata, eile pool Ameerikat jooksis kokku. Just, ja piisab on ju sellisest sädemest. Eile sõitsime ringi Allariga, see oli täiesti, kõigepealt olime laupäev saunas koos ja siis mõtlesin, kus me läheme järgmisel päeval. No igasuguseid kohti vaatasime ja hommikul äkki Allar ütleb, lähme sõidame Leisi, eks. Ja sealt siis edasi sõitsime ja ma ütlen ausalt, et meil on midagi siin plaanisega ette või midagi, me ei valmistanud ette, me läksime lihtsalt kohale, et olla Jumala juures. Ja kuule,
jumala vaim niimoodi liigub ja puudutab ja tõesti mingil hetkel vaatad seda, et kui tuli läheb põlema ja kogudus hakkab palvetama ja inimesed tunnevad, et jumala vaim on sinna tulnud, no kuule, siis ei ole kaugel ka need ärkamise ajad. Jah, nii on. Igatahes ma panen selle lõpetuseks selle plakati veel siia ülesse. Nii et suur tänu, Allar ja Sven, et siuke asi siin Saaremaal nüüd tulemas on. Jumalale tänu. Jumalale tänu, jah. Et selge on see, et ise tuleb ka midagi teha ja kus Jumal saaks nagu millestki kinni haarata, eks ole. Jah, nii on. Ja see plakat läheb nüüd ülesse ja kohtume siis 12. juulil kell 17 Vanamõisas või Pähklimel, kuidas kellegil see on ja see on Saaremaa. Just. Ja sealt pidi ärkamine algama vist, jah? Hakkab jälle. Õnneks me tunneme Valtrit, küsimus oli, et miks ei võiks salata? Aga ärme võtta usku ära. Ei võta. Las Valtril olla usku. Tore. Aitäh, Valter, su aja eest ja kutse eest. Kohtumiseni.